10 sammu rahaplokkide eemaldamiseks. Vabane oma sisemistest plokkidest. Või siis lahusta piiravad rahauskumused, suhteuskumused või mis iganes muud uskumused. Selliseid lubadusi on meil igal pool. Aga mis siis, kui see ei ole üldse tõde? Mis siis, kui sa ei pea mitte midagi eemaldama? Sest sul polegi tegelikult mitte ühtegi plokki. Mis siis, kui sa ise hoiad endast eemal kõik selle, mida sa soovid? Ja tänases kohtumises me seda vaatamegi. Tere, imelist nädalavahetust, laupäeva. Praegu oli päris äge. Tehniliselt oli päris huvitav. Avastasin, et ma teen läbi restreami siis seda ülekannet Facebooki. Avastasin esiteks, et ülekande oli lahti ühendanud Facebookist. Panin siin, tavaliselt on see, et ma panengi 5 minutit parem login sisse ja hakkan siin toimetama. Avastasin, et Facebooki ühendus kadunud, siis kadus mul see streamingu mingisugune asi siin vahepeal ära ja siis nii lahedalt täpselt niimoodi sekundi pealt vajutasin siis mikri veel kinni nagu käima ja selle akna, aga siis veel see nagu lõpus algus oli korraks see sinine ekraan ainult. Et siis mind ennast ei olnud veel aktiivsena, siis peaaegu sekundi pealt sain täpselt nagu valmis, et üli äge. Meil on siis nüüd 7. kohtumine 8 kohtumisest, ehk siis eelviimane. Ja selle sama asjaga, selle sama jamaga tegelikult nüüd mul on 2 eventi Facebookis ja homseks on ka mul 2 eventi, sest et homne sündmus oli ka millegipärast lahti ühendanud, siis ma tegin uuesti ja siis ta lõi uue sündmuse kohe Facebookis. Et siis võib-olla täna, kes siin ootab laivi sellel teiselt evendilt, siis jääbki nüüd ootama. Sest et ma just oligi 3 minutit enne, siis 4 minutit enne, 3-4 minutit vahetule. Enne algust siis tuli uus event, kus see laivis tegelikult tekkis. Ma praegu vaatan, et mul ei ole ühtegi vaatajat ka, kuigi Facebookis vaatasin, et olen laivis. Aga siis küll jõuate õigel ajal, või mis õigel ajal, siis kui täpselt see hetk on, et avastad, et ma olen laivis, jõuad ka siia ja saad ilusti läbi vaadata selle kõik. Aga lähme teema juurde, juba siin pikalt lobisend. Et täna on siuke väga äge teema ja jah, ehk siis hakkakski nendest mõtetest pihta, et kindlasti oled sa kuulnud selliseid ägedaid lubadusi, et nagu 10 sammu rahaplokkide eemaldamiseks või siis vabane oma sisemistest plokkidest, lahusta piiravad rahauskumused, suhteuskumused, mis iganes, ehk siis lahusta piiravad 3 punkti uskumused. Et neid lubadusi on igal pool ja neid müüakse vasakule, paremale ja nii edasi. Ja siis me muudkui võtame jälle järgmise kursuse ja järgmise koolituse ja üritame leida neid blokke, et mis sind mind tagasi hoiab. Et kas sa tunned ka ennast ära, et sind hoiavad mingisugused plokid justkui tagasi, et mingid plokid oleks ees, et sa jõuad mingile piirini ja siis lihtsalt sealt edasi ei lähe. Ja mina ise samamoodi olin, et nagu mingi lagi on ees, mingi plokk on ees, no kurat, miks ma sellest läbi ei saa, mis iganes on, et teeme ja tundubki nagu on plokk ees. Et kui sa tunned ennast ära, pane siia kommentaari kohe, et jah, ma tunnen ennast ära ja mul on ka plokid ees ja ma olen uskunud blokke, mis iganes. Ja võid jagada ka, et mis plokid sul on ees, et mis sa tajud on sul ees, et mis plokkidega sina siis tegelenud oled, lahendust leidnud, et kuidas nendest plokkidest läbi murda ja nii edasi. Et pane julgelt mulle siia. Ja mis siis, kui see tegelikult ei ole tõde? Mis siis, kui sa ei pea mitte midagi eemaldama, nagu, jah, et ma tahtsin öelda, et mitte midagi lahustama, tegelikult mingid asjad on, mida me lahustame, aga need ei ole plokid, et siis, mis siis, kui sul pole tegelikult mitte ühtegi plokki? Mis siis, kui sa hoiad sina ise hoiad endast eemal kõik selle, mida sa soovid, ka selle läbimurde? Sest et näita mulle,
näita mulle mõnda plokki, milline see plokk välja näeb, et kuidas ta on sulle mingi stopp märgina ees või on mingi betoonplokk või mis asi see sul ees on, mis plokk see sul ees on, energeetiline plokk? Nagu saad sa mulle seda näidata või? Ja mõtle selle peale täitsa. Ja tule kaasa minu järgmise küsimuse ka. Kas on võimalik, et see, mis sind justkui tagasi hoiab, on lihtsalt hirm? Ehk siis see, mis sind tagasi hoiab, ei ole mingid plokid, et keegi teine ei hoia sind, et tihti ongi ju, minul oli endal samamoodi, et mingi needus on peal või mis iganes see on, et mingi asi nagu hoiab mind kinni. Aga mis siis, kui see ei ole mitte midagi muud, kui sina ise hoiad ennast kinni, ei taha astuda sellest lävepakust üle, sest sa kardad, sul on kuskil mingi uskumus, et midagi juhtub, kui sa lähed sellest piirist kaugemale. Ehk siis mis siis, kui sul ei ole mitte ühtegi plokki ja sa lihtsalt hoiad ennast ise tagasi, sest sa usud, et midagi juhtub, kui sa lähed sellest piirist üle ja kaugemale. Sest tule korra minuga kaasa järgmise mõtte ja järgmise küsimusega. Ja mine oma lapsepõlve ja mõtle mingitele hetkedele, kus sa said, mida sa tegelikult tahtsid, mida sa väga ootasid. Näiteks oli see mõni kingitus, mingi jõulukingitus, toome sellise stsenaariumi, et sa ootasid mingit kingitust ja sa said selle paki, sa loksutad, katsud, ja see ongi see. Ja sa tahtsid seda sellepärast, et sa uskusid näiteks mingit reklaami, et see teeb sind kuidagi, näiteks oled poiss, siis kõik tüdrukud vaatavad või siis oled tüdruk, siis teised tüdrukud kadestavad sind, et see mänguasi on nagu selline asi, mida kõik kuidagi nagu, kui sa selle saad, siis sa oled nagu väga äge tegelane. Ja siis seal võtad selle paki lahti ja avastad, mitte midagi ei muutunud. Keegi ei märkagi sind, sa ei ole kuidagi erilisem ja see on lihtsalt mingi plastmassjunn, millega 2 päeva mängid ja oled ära nagu viskad nurka põhimõtteliselt. Et see on nagu üks variant, ehk siis sa pettud juba selles, mida sa tahtsid ja ootasid, lootsid, et kui palju oled sa kogenud seda, et sa ootad midagi, soovid midagi ja siis, kui selle saad või siis, kui sa seda koged, siis sa pettud. Ja või siis teine variant, et sa saidki selle, sulle meeldibki see, sa nagu, sa armastad seda, mis sul on, sa oled nagu õnnelik sellega ja siis võetakse sul käest ära keegi teine, näiteks väikse lapsena, sul on mingi mänguasi ja õde, vend, sõber kuskil lasteaias, keegi virutab sulle mingi asjaga vastu pead ja võtab selle sulle käest ära. Ja sa nutad seal. Ehk sa said haiget. Et kui palju on olnud olukordi, kus sa oled saanud seda, mis sa oled saanud ja sellega on kaasnenud siis mingisugune valu. Olgu siis emotsionaalne valu, füüsiline valu. Ja siis me teeme sellise järelduse, et seda valu mitte tunda, parem ma ei saagi seda, mida ma tahan. Sest see valu, mida ma tunnen, ma ei taha kogeda seda rohkem, ma ei taha tunda seda, mida ma olen tundnud. Ja alateadlikult teeme otsuse, et parem on mitte üldse saada seda, mida ma tahan. Ja seal on igasugust veel programme, et pole üldse turvaline tegutseda, pole turvaline küsida, pole turvaline soovida, unistada, neid asju on nagu nii palju. Et mis siis, kui ainuke põhjus, mis hoiab eemal seda, mida sa soovid, mis ei lase seda läbimurret justkui, on sinu enda lapsepõlve mälestused, traumad, mis on lõpuni kogemata, lõpuni seedimata ja seal taga ongi uskumus või järeldus, et kui ma saan seda, mida ma soovin, siis sellega kaasneb mingisugune valu. Ja et seda valu vältida, ma parem ei saa seda, mida ma soovin. Sest et kuidas muidu sa seletad seda, et kas usud või aktsepteerid mingitki osa sellest, et sa lood oma reaalsuse? Ja kui sa aktsepteerid võimalikkust, et sina lood oma reaalsus, kuidas on võimalik, et sa ei saa seda, mida sa soovid ja sinu elus püsivad asjad, mida sa tegelikult ei soovi? Kuidas see võimalik on, kui sina ise lood oma reaalse,
siis kuidas on võimalik, et sinu pingutustest sõltumatu, mida iganes sa teed, oled proovinud, mingi asi lihtsalt ei tule justkui lähemale. Minul oli raha teema 15 aastat, 16 aastat isegi peaaegu. Lihtsalt pidev püüdlus, pingutamine, õppimine nagu mida iganes finantsmaailmast, kuidas raha loomine käib, kuidas investeerimine käib, kõik asjad ja lihtsalt ei tule. Kuidas see võimalik on? Ainuke põhjus ongi see, et ma ise hoian seda endast eemal. Ehk siis, kui sinu elus on midagi, mida sa soovid ja sul ei ole veel seda, siis järelikult sa ei soovi, mingi osa sinust ei soovi seda, sest ta usub, et see pole turvaline, see on ohtlik. Ja kui sinu elus on midagi, mida sa ei soovi, mis muudkui püsib ja tuleb tagasi justkui, siis tegelikult osa sinust usub, et tal on vaja seda, et tunda ennast turvaliselt. Sest et kui ma sellest lahti lasen, siis juhtub midagi veel hullemat ja parem ma valin selle ebameeldivuse, kui kogen seda teist valu, mida ma usun, et juhtub. Ehk siis mis siis, kui sul ei ole mitte ühtegi plokki ja sa ise hoiad ennast lihtsalt, sa hoiad oma elus kõike seda, mida sa ei taha ja sa hoiad endast eemal seda, mida sa tahad. Ja selle põhjus on lihtsalt see, et sa usud, et sellega kaasneb midagi ja see ainuke põhjus ongi hirm. Ja hirm baseerub sellel, mida sa tead, mida sa oled teadnud, mida sa oled lapsena kogenud, et mis juhtub, kui sa saad selle, mida sa soovid. Ja ongi kõik. Ja me sukeldume sellesse kõigesse jälle palju sügavamale kolmapäeval 22. aprillil tasuta meistriklassis valus tõde enesearengust, sest see on üks nagu nendest valusatest tõdedest, et manifesteeri, mõtle, keskendu sellele ja mõtle korra, lihtsalt tule kaasa. Kui sina lood oma reaalse ja kui sul on kuskil uskumus, et see, mida sa soovid, on sulle ohtlik ja nüüd, kui sa õpid manifesteerimist, siis sa õpidki nagu, sa muutud järjest pädevamaks sellest, kuidas luua omale rohkem takistusi, kuidas luua omale sellised olukordi, mis hoiavadki eemal selle, mida sa soovid. Aga ei, sa pead ikka rohkem pingutama, sa pead ikka rohkem rassima, sa pead, või siis on see, et sa pead ikka rohkem visualiseerima, ole ikka selles mõttes seal, tunne seda tunnet, mida sa tunned, kui sa koged seda ja kõik need asjad, need manifesteerimised ja positiivsed mõtlemised ja kõik need. See fucking ei tööta, kui sinu sees on mingisugune uskumus vastupidisele. Sa lihtsalt hoiad selle endast eemal. Sa teed mida iganes, et seda endast eemal hoida. Ja nii lihtne see ongi. Ja kui sa selle läbi ammustad, siis kuna sina ise lood oma reaalse, siis see, mida sa soovid, lihtsalt tulebki su ellu. Aga kõpsti. Asjad hakkavad muutuma maagilisel viisil. Ma olen seda ise kogenud juba, ma olen seda näinud teistel inimestel, kellega ma olen töötanud ja see level 5 maailmas, seal on nagu neid juhuseid on nii palju nagu, et kus inimesed lahustavad ära selle tuum juur mingisuguse asja ja siis asjad hakkavad liikuma nagu. Ja meistriklassis ma räägin sellest kõigest täpsemalt. Ehk siis, kui sa ei ole veel kirja pannud, leiad YouTube'is leiad siis lingi alt ja Facebookis leiad lingi video ülevalt ja tänaseks juba üle 260 registreerunu tuleb minu senine kõige ägedam sõnmus, just rahvarohkem ka ja üldse nagu tasuta asjadest, mis ma olen seni teinud, ma arvan, see saab olema kõige vägevam ja suuremaid muutuseid loovad, kui on olemas üldse suuri muutuseid. Aga minu poolt tänaseks kõik, imelist nädalavahetust sulle ja näeme homses viimases videos, mis on see võib-olla kõige valusam tõde, kuidas jätan me selle homseks. Aga aitäh ja näeme siis homme. Tšau!